olnud siis esmaspäeva jälle, 20. aprill. Tegelen igasuguste värviparandustega ja viimaste detailidega siin. Ehk saab varsti juti alla, ma loodan. Esmaspäeva õhtuks sai külmkapi uks ette. Üks uks oli puudu lihtsalt, aga selline see köök välja näeb. Perenaine oli juba lasknud laua kõik välja tõsta ja uhked lambid ja nii edasi. Et jah, nii ta on. See sitama tuleb ka veel selle ära koristada. No nii, täna on siis esmaspäeva õhtu. Arvasime, et saame juti alla, aga päris juti alla ei saanud. Treppi ei jõudnud ära värvida. Aga noh, tulemast on juba näha, mis me siis oleme siin 6 nädalaga saavutanud. Selline köök. Meil on üks pistik on ka veel siia tasapinna peale paigaldamata. Aga köök on ilus ja perenaine saab sisse kolida ja süüa tegema hakata. Noh, mis sa Erra arvad tulemusest? Väga ilus köök on tegelikult, et väga siuke otspordaks ja väga kenad värvid. Need on värvid on juuksed, Vot. Okei. Loodan, et kleedid maksavad oma nagu arverutar. Arvede ilust ära ja Okei, mis see ikka? ma saan minna sööklasse kogu täis või? Okei. Homme siis jätkame tiluliluga. No nii on teisipäeva õhtu. Käin pintsel peos. Teen veel viimaseid detaile. Niimoodi tehakse Norras aknaümbrusi. Ei mingit aknalaudu. Said siin ka, siia sai ka pistik paigaldatud. Selline pop-up. Siis keerab ringi. Vot. Ja siis siin ikka pisikesi värviparandusi. Ja koristan oma kola kokku. Ja nagu ikka on meil korsta ära liis muidugi puudu, aga selle peab ka leidma. Aga pererahvas võib sisse kolida ja oma elu hakata elama. No nii, eelmine projekt ei ole veel äragi lõppenud, kui juba uus projekt on meid juba tabanud. Järjekordne köögi kokkupanek. Proovime siin vahepeal kiirelt ja siis kokku laksida. Aga täna on teisipäeva hommik. Unnustasin seda mainida. No nii, me oleme jõudnud neljapäeva ja kipsime ära siis seda trepihalli. Oli kliendi soov, et kõik panna siit krepsi alla. Hästi palju vaja kaari lõigata, nagu näha siis. Et aega kokku hoida, siis lihtsalt kasutan mõnes kohas vahtu, et pärast panen paberi ja pahtli peale. Teine kord sai meil valmis, nüüd me oleme siis selles korras. Vaat see on nüüd tüüpiline norrakate elamu. Kui sa tuled uksest sisse, siis esimesel korrusel on magamistoad. Siin läheb ka keldrikorrusele, keldrikorrusel on ka üks magamistuba. Ja nüüd, kui siit teisele korrusele lähed, teisel korrusel on see meie tehtud siis uhke remant ja seal asub siis köök ja elutuba. Et see on siis eestlastega võrreldes teistmoodi, et norrakatel on elutuba ja köök tihti kõige kõrgemal korrusel ja magamistoad kõige alumisel. Vene vaba laps. Aga millest see võib tulla, et see niimoodi on? Oskad sa öelda, millest see tuleb, et neil on niimoodi? Ma arvan see, et vaata tihti on vist majad mäe sees, et see alumne kunagi võib-olla selles oli, et all oli küll magada, et magati üleval. Jah, see oli küll jah tegelikult. Kui vanadel taludel ma olen lugenud, siis neid ülemisi korruseid kasutati ainult suvel. Võib-olla jah, et siis juba magamistoad on kogu aeg seal all olnud ja nad on jäänud siis ajalooliselt võib-olla sinna alla. Aga kas see ka tõsi on, seda ma ei oska öelda, aga aimame, et see võib nii olla. Eestis kalumi on. Tere tulemast tagasi Tall. Täna on laupäev. Me sõidame Optali, et minna vaatama ühte ehitusobjekti. Eile reedel ma unustasin videoklipi tegemata. Ma olin nii väsid, et teinud ühtegi klippi. Aga täna me põhimõtteliselt puhkame. 10 minutit vaatame ühte tööd Optali suusapealinnas siis üle. Aga lumi tuli maa.
on siis pühapäev, 26. aprill. Vaba päev, mõnusasti puhkame, Marko läks trenni. Suuski siiski välja ei tõstnud, aga nagu näha, siis lund on meil väga palju ümberringi. Isegi talvejope tuli natuke välja otsida, sest natuke jahe on. Aga nii ta on. Et nädal lõppes siis mõnusa loega. Ja seekord me puhkasime 2 päeva ja tunneme, et see 2 päeva oli tõesti vajalik siin vahepeal. Et ikkagi, kui lased liiga palju tööd teha, siis väsid ära ja efektiivsus kaob ka ära, nii et mõistlik on ikkagi puhata ka vahepeal.